Käes on kevad, see tähendab seda, et inimesed hakkavad kodudes remonti tegema, minnakse kindlasti ka maakodudesse, suvilatesse, vaadatakse, kas ei ole mõned torud katki löönud, kas katus ei lekiks. Aga kui on, siis teid aitab selline asi nagu SGI. Mis asi see täpsemalt on, Ats? Mina pole sellega enne varem kokku puutunud. SGI, õigemini SGI Estonia, on siis firma, mis toob maale SGI Industries tooteid Inglismaalt. Ja sellega pakum lahendusi ehitusremondi, puhastus- ja hooldusvaldkondadesse. Et laias mõttes hakkame otsast minemast, et jah, need valdkondi laias mõttes 3. Ehitusremont. Mis toru sul käes üldse on? See, mis mul käes nüüd on 2-komponentne epoksiid. Et sellega saab parandada kõiksugu auke, ütleme, kui mingi pind murdub ära ja olenemata pinnast. Puit, plastik, erisorti metallid või isegi kõiksugu asjad, mis on märjad. Näiteks duširuumi nurgas läheb midagi katki. Väga ilusti augu kinni panna. Dušinu nurgas tekib väike auks, ma ühesõnaga võtan selle, mutin sinna peale, silun kõik ära ja siis lasen tal kuidagi kivistub seal kõvasti. Jaa, kivistub. Ja kui ära kivistub, siis saab ka töödelda. Et saate pärast üle värvida, vajadusel saate augu kinni panna, uue augu puurida. Et nii lihtne see ongi. Lekete puhul soovitan siis olenevalt lekkest, kui teil lekivad näiteks katused, et siin kevad on tulemas, lumi sulab, vihma hakkab tulema, siis väga lihtne on, sisuliselt nagu värvi kannate peale ja täidab augud ära. Aga miks see just hea on see, et isegi kui vihma sajab või pind on märg, siis saab seda peale kanda. Ja siis kui katus on korras, aga näe, on hakanud radikad lekkima või on hakanud lekkima mingid muud torud, siis meil selleks on vastav komplekt. Ja nüüd selle puhul on eriti hea see, et seda saab parandada ka siis, kui vett tuleb, ehk kui teil radikas on surve all. Nii. Ainuke miinus on, et auru puhul ei saa, siis on lihtsalt kole kuum. Ja see on nüüd siis lõpptulemus nii-öelda? See on lõpptulemus, jah. Mis siin oli, ma vaatan korra sisse, ühesõnaga siin kohas on olnud suur auk ja siis see, kuidas see asi nüüd, ma võtan selle komplekti, siin komplekti sees on, mis asjad meil on nüüd siis olemas kõik? Seal on siuke väike tuub 2-komponentset epoksiidi, siis peale seda epoksiidi kantakse peale meie siukest ise vulkaniseerivat teipi, see on teip, mis kinnitub mitte pinna külge, aga ise enda külge. Ta on siuke kumm, toib survet peal ja kõige lõpuks läheb siuke ainega imutatud riie peale, mida siis õigesti töödeldes võib jääda päris hile ja soliidne. Teinekord vajab aga parandamist ka betoon või kivi ja siin ma saan aru, et on nurgast kild välja löödud, välja mis iganes pärast ja siis on siuke asi olemas, et saab selle kõik täita. Jaa, et meil on siuke betooniparandussegu, mis ei vaja mingit spetsiifilist vahekorda, segate täpselt nii vedelaks või paksuks nagu tahate ja siis lihtsalt kas täidete augu ära, et ütleme, kui on mingi masina jalg on tekitanud augu, kui on kuskil betooni äär ära murdunud, mis kõige tähtsam on selle juures, on see, et ei kahane. Ehk siis mis iganes pindade parandate, mis iganes aukude täidete, see pind saab täidetud ja hiljem ei tule see lahti. Ja täpselt nii palju, kui mina sinna nagu alguses sisse panen, selliseks ta jääb, et ta pärast kuivamisaegu ütleme ei lange siia poole peale. Liigume edasi siis SGI puhastusvahendite juurde, et olenevalt pinnast, olgu ta tekstiil, olgu ta mingit sorti kõvapind, olgu ta siis seinad, seal on hea kasutada vahtu, et siis ei hakka nired alla jooksma. Ja olenevalt siis mustusest, et kui tal on näiteks rasvõli, ehitusjärgne koristus, toonijäägid, siuke, ütleme, mis on siuke tolm või mis järele jääb ja siuke kerge krohvipritsmed on puhtaks võimalik teha. Mina mõtlen selle peale, et kodus elediivan suutsin ära pläkerdada, saab sellest abi? Jaa, miks see just hea on see, et ei ole vaja mingit spetsiaalset tekstiilipuhastusmasinat, vaid lasete lihtsalt pinna kokku ja siis vaht toob mustuse ülesse. Sellest tuleb siis vaht? Jaa. Ehk siis kui siukest punast vedelikku pokaalist niimoodi nagu valge diivani peale ajada, siis tegelikult see asi võtab ära? Jaa, et meil on olemas siuke spetsiaalne õli ja rasva eemaldaja. See hõlmab siis ütleme mootoriõlis kuni köögi siis toidurasvani välja. Et on siuke päris tugev, kindlad peavad kindlasti käes olema, aga igal juhul saate pinna puhtaks. Et on valmis lahus ja peate lihtsalt peale pritsima. Lasete 5 minutit oodata, siis tõmbate pinna puhtaks. Et lõpetuseks siis SGI hooldusvahendid, et kodudes küll pissuaaru pole,
aga ütleme kõiksugu asutused, kus pissuaarid on olemas, siis olenevalt pissuaari kujust, kas on traditsioonilised kuulajad kettad, kas on rennid nagu suurüritustel on, või siis on vähe uhkemates kohtades kohtab siukeseid vertikaalseid. Meie omad teeb eriliseks see, et nad on nagadega ja see tagab selle, et ei pritsiks. Ja kui ei pritsi, siis tähendab, et on ka vähem puhastamist ja läbi selle saab väga edukalt hoida hoolduskulude pealt kokku. Mis imevidin see nüüd sul käes on? Vetsupottidesse on meil siuke ensüümide baasil puhastusvahend, mis ainult ei hoia puhtana, ei hoolda teie vetsupotti, vaid eemaldab ka ebameeldivad lõhnad, mis siis tualettruumidesse tekivad. Te panete selle lihtsalt loputuskasti ja üleval tuub lahti selle sisse. Just nimelt, et hoida haisulukud, trassid, rasvakaevud lahti töös, siis selleks on meil bakter. Sööb ära kõiksugu toidujäätmed, õlid ja see on siuke pikaajaline lahendus, et järjepidevalt kallate ja hoiategi oma torud töökorras. Aga see enne kõik mõeldu siis kööki kuidagi või kuhu võtta? Köökidesse, jah. Ütleme kõiksugu köögid, mis on restoranides, kodudes, sööklates ja nii edasi. Asja võlu tegelikult ei võti on see, et neid torusid asju tuleb ju tegelikult regulaarselt puhastada, on ju. Et see niimoodi juba ennetada neid asju, aga inimesed on laisad, mina kaasa arvatud on ju, ja ükskord avastada, et vesi enam alla ei lähe, siis see on nagu see tõeline abimees, on ju. Just nimelt, et kui teil ummistus on juba tekkinud, olgu ta siis riietest, rasvast, karvadest, siis sellega saab lahti, kallate umbes 100 milliliitrit ja saate eluga edasi minna, et kõik toimub väga kiirelt. Mulle muidugi meeldis see, et kui teil on riided ummistunud, ma tahaks, mul küll kuskilt riided torust alla. Me oleme käinud avamas ka betoonijääke, mitte küll konkreetselt selle vahendiga, aga näete, igast asju kallatakse torudest alla. Püha jumal inimest, tulge mõistusele. Betoonijääke ja riideid kanalisatsioonist alla. Kus kohast neid SKI tooteid kõige lihtsam soetada endal on? SKI.ee meie kodulehelt või siis tulla ühe meie edasimüüja juurde, kus me näiteks täna oleme Liivalo ja 20 Tsepi kaupluses.